Tere! Alustame viktoriini küsimusega. Milline on maailma kõige suurem turg? Nõmme-turg, Kadaka, Mustakivi, Turg. Ei tea. Õige vastus on muidugi Euroopa Liit. Euroopa Liidus elab 500 miljonit tarbijat ja tegutseb üle 20 miljoni ettevõtte. See on hiiglaslik turuplats, kus sisseoste teevad ka Eesti tarbijad ja püsti on meie firmade müügiletid. Aga kuidas Euroopa Liidu ühine turg töötab? Ühine turg seisab 4 vabadusel. Esiteks toimib Euroopa Liidus kaupade vaba liikumine. Kaubad saavad liikuda ilma tollide ja muude takistusteta Portugalist Eestini ja Šotimaalt Sitsiiliani. Kehtib ka teenuste vaba liikumine. Teenused moodustavad koguni üle 70% Euroopa majandusest ja tööhõivest. Euroopa firmad võivad pakkuda oma teenuseid lisaks koduriigile ka vabalt teistes riikides. Väga oluline on inimeste vaba liikumine ehk võimalus reisida, õppida ja töötada teistes liikmesriikides justkui oma kodumaal. Ja 4. vabadus on kapitali vaba liikumine. Firmad saavad vabalt investeerida teistesse liikmesriikidesse ning inimesed avada hõlpsasti teises riigis pangakontot ja teha finantstehinguid. Suur ühine turg kõlab uhkelt. Aga mis sellest inimestele praktiliselt kasu on? Kui Eesti oleks muust Euroopast eraldatud majanduslik saareke, siis oleks meie inimeste valikuvõimalused palju kehvemad. Suur ja ühine turg annab meile võimaluse tarbida soodsama hinnaga palju suuremat hulka kaupu ja teenuseid. Inimeste vaba liikumine on võimaldanud väga paljudele Eesti noortele Euroopas õppida ja masu ajal leidsid tuhanded Eestis raskustesse sattunud inimesed tööd Skandinaavia riikides. Nii, kõtt. Ühisest turust on väga palju abi ka meie ettevõtetele. Kauplemisvabadus on Eesti firmadele väga oluline, sest 70% meie kaubandusest toimub Euroopa Liidu teiste riikidega. Näiteks on Eesti üks edukamaid puitmajade eksportijaid Euroopas. Ohtralt veame Euroopasse ka kõiksuguseid Eestis valmistatud masinaid, seadeldisi, riistapuid ja nende juppe. Teenuste vaba liikumine annab hiiglasliku turu Eestis hoogsalt tekkivatele IT-idufirmadele, mille seast on võrsunud mitmeid üleilmselt tuntuid tegijaid. Insenerivaldkonnas GrabCAD või finantsmaailmas TransferWise. Ja inimeste vaba liikumine aitab suurtel IT-firmadel nagu Skype või Playtech leida häid töötajaid ka väljastpoolt Eestit. Muide, teistest Euroopa riikidest tuleb Eestisse õppima üha rohkem tudengeid, kellest võib saada väärt tööjõud meie firmadele. Kapitali vaba liikumine on teinud elu lihtsamaks välismaale laienevatele Eesti firmadele. Teistes liikmesriikides firmade asutamine on hõlpsam. Kapitali vaba liikumine soodustab ka välisinvesteeringuid Eestisse ja meie investeeringuid mujale Euroopasse. Igal juhul on kogu Euroopa ühisturust palju võitnud. Aga kui ühisturg peaks mingil koledal põhjusel lagunema ja riikide vahele tekiksid taas kaubandusbarjäärid, siis kõige valusamalt lööks see just Eesti-sugust väikest ja ekspordile suunatud majandust. Nõnda, ja mina lähen nüüd Euroopa ühisturu 4 vabadust nautima.